Tere! Täna Loomusakadeemias olen siin vestlemas Janis Ländega, kellega räägime tema raamatust. Mul on taust blurritud, nii et te seda liiga täpselt ei näe, aga Oota, selle mul ei pealt, ole. sul ei ole, näita sina, väga hea, just, suurepärane. Ja kõigepealt enne, kui me hakkame seda raamatut üldse nagu lahkama või vaatama või lugema, siis Janis, miks see raamat? Miks see raamat? Tere. Ja, ja miks see raamat? Väga hea küsimus. See on ilmselt sellepärast, et anda nagu teistele ka teada, kui halvasti ma ennast tunnen kogu selle asja pärast. Sest et noh, ilmselgelt luuletused on selline asi, kuhu kogu oma äng ja jama sisse panna ja siis teistele lugeda anda, et see ongi luuletus, kui kedagi huvitab definitsioon. Ja, ja siis jah, selline raamat, et kõigile lugemiseks ja ka vaatamiseks, et õnneks oli nagu hoidu teha ka pakkumine kunstnikule, et sinna ka illustreerivad pildid juurde panna, et Mm. vähe toekam. Vahepeal mainin ka seda, et selle raamatu esitlusele on võimalik ka koha peale tulla Tallinnas nüüd järgmisel teisipäeval. See on 28. november. Sellel päeval on üle Eesti annetamistalgud. See on see traditsioon või ma ei tea, kas seda nimetada traditsiooniks, aga USA-st ja sealt kultuuriruumist tulnud selline Giving Tuesday, mis järgneb siis mustale reedele, kus siis hästi palju kulutatakse. Loodame siis, noh, siinsamas võtan selle ruumi ja hetke, et kutsuda üles mitte, mitte tarbima ja sellel mustal reedel või üldse võib-olla mitte sellega kaasa minema kogu selle tarbimise kultuse ja kultuuriga. Aga jah, ühesõnaga see teisipäev siis on annetamistalgud ja loomuses samamoodi ja kell 5 kohvikus Nihe, mis on siis Telliskivis Tallinnas, seal saab seda raamatut siis vaadata ja samamoodi Janis, sinuga rääkida, siis kunstnik on ka seal kohapeal Ja. ja osta raamatut ja ka allkirju saada sinna, pühendusi ja muud särast toredat ja jõulud tulevad siinkohal võib jälle tarbida raamatut. et ja, aga nüüd siis selle raamatu juurde veits enne, kui me selle jällegi, kui me lugema hakkame, sa ütlesid, miks nagu just need luuletused ja nii, aga nüüd teemavalikust, kuidas see sellel teemavalikul nagu kirjutamine sulle tundub, et liiga palju ju keskkonnast ja loomaõiguslikku maailmavaadet avavaid kirjandusteoseid vist ju ei ole. Mm. Et kuidas see, noh, kuidas eeskujudega on või? Ma ei tea, võib-olla ma olen rumal, aga mul tõesti ei olnudki ühtegi eeskuju ja ma ei leia, et see oli probleem. Kui päris aus olla, siis ma isegi ei mõelnud eeskujude peale või nagu, et kas see on olemas või kas seda ei ole olemas, et täita mingit nišši. Et see ei olnud absoluutselt eesmärk. See juhtus täiesti lihtsalt sellepärast, et kuna ma ise pean nagu ennast kirjanikuks või midagi niimoodi ja siis ma kirjutasin lihtsalt ühel päeval mitu aastat tagasi kirjutasin ühe luuletuse, mis on ka siin sees muuseas. Ja siis ta vedeles mul blogis tükk aega, kuni ma taipasin, et neid võiks nagu rohkem teha. et see oli siis, esimene oli Noitsu perspektiivist ja siis ma mõtlesin, et aga miks peatuda seal, loomi on teisigi ja siis tuli päris palju ja sellele, kui kõik loomad, keda ma viitsisin nagu perspektiivi panna, siis mõtlesin, et noh, seda on liiga vähe veel ja siis hakkasin tegema inimeste perspektiivist veel, et kuidas nemad seda näevad. Et kuidagi see juhtus ja oli vaja lihtsalt midagi välja anda, sest et noh, pole tükk aega, ehk siis mitte kunagi mitte midagi ennem välja andnud ja niimoodi ta läks,
Mhm. ja aga mis selle luuletuse pealkiri on, see, mis see Notšu perspektiivist on, äkki sa loed selle meile vahepeal ette ja ma otsin selle lugemise ajal üles ka illustratsiooni, mis siin raamatus selle luuletuse see juures on, on. see on Jaanuse tegu. Jaanuse tegu. Mhm. Jaanuse tegu, see oli siis jah, kõige esimene, millest kõik algas. Üks põrsas viidi Tapale, polnud temast tolku muud. Teiste põrsastega rivis sörkis Jaanus mitu kuud. Jah, Jaanus oli nimeks tal. Ei küsinud keegi seda temalt, et kus ta päris isa on või kas on uudis tulnud emalt. Jaanus tundis ennast vangis, kõht ei käinud hästi läbi, jalad olid vaesel rangis, maha pesemata häbi. Süüa anti kamaluga ikka körti õlekõrsi, kuni veeblikaval nuga tungis äsja söönud kõrri. Jõudis mõelda põrsas kena, mille nimel kõik see jant. Veri voolas ojadena, maha käinud on see kant. Ja see on nüüd kõik. ja kuna see esimene luuletus tuligi niimoodi nagu lapselikul moel sellise lihtsa riimiga ja väga ei keeruta seal, et noh, ütled nii nagu on. et siis teised on ka suht eranditult on nagu sama stiilis, ütleme niimoodi, et selline noh, pool Ellen Niit aga noh, palju kurvem. jah. ja see visuaal on siis nüüd ka meil siin olnud. Panen selle nüüd jälle kinni. Ja kui ma ise neid luuletusi lugesin, siis minu jaoks kõige, noh, kui ma selle raamatu lihtsalt suvalise koha pealt lahti tegin, siis mul tuli, ma vaatan, see oli Soe kättemaks oli see, mis mul endal kõige esimesena lahti tuli. Äkki sa loed selle ja siis räägime korra sellel teemal vahepeal. Okei. Soe kättemaks. Hundi maale trügiti, nii lausa meelevaldselt. Hundid välja nügiti, kus kurat neljajalgsed. Siis pandi püsti karjamaad ja lammastele tara. Ei hakatudki varjama, et maa on võõras vara. Nüüd susi lambakarjas käib, on jahimehed valmis ja kõikidele justkui näib, et nii on tõesti tarvis. On hirmu nii, et küllalt saab, sest tegu häbematu ja pole üldse üllatav, et hunt haug kättemaksu. Väga hea pilt. Ja, üks minu lemmikpiltidest. ja see on, siin on kohe mitu seda teemat koos. Eestis ju see hundi vaenamine või hundi sellise viha ja tekitamine või üleval hoidmine või seda on hästi palju ja noh, kindlasti on oluline kõikide mured, aga see, kuidas meedias pidevalt rõhutatakse, kui palju on metsloomi, siis noh, see tekitab sellist tunnet, et justkui neid tõesti olekski palju, on ju. Noh, selles mõttes kogu aeg räägitakse, aga kui siis vaadata päris numbreid, noh, siis see võrdlus, noh, ei kannata ilmselt isegi seda võrdlemist välja, et kui hunte ikkagi on paarisaja ringis ja lambaid üle 60 000 näiteks Eesti inimesed või talunikud peavad, siis noh, vahe on ju väga suur või vahe ka koertega. Et kuidas sul endal, kui sa jälgid, mis huntide ja üldse võib-olla kiskjates, mitte maailmas, vaid just nendest rääkides, kuidas seda tehakse, siis kuidas sa seda kirjeldaksid peale selle luuletuse? No vot, nüüd sa natukene nagu eeldad, et kui ma selle luuletuse kirjutasin või isegi kui ma loen seda, et siis ma väga nagu mõtlen sellele teemale või nagu tajun seda teemat. See luuletus muidugi annab märku, et ma tajun natukene, aga kui sa nagu ütled üldiselt kiskjad, siis näiteks mul pole õrnast aimu, mis nagu teiste kiskjatega toimub. Kui ma selle luuletuse kirjutasin, siis kuskilt ma sain nagu selle teadmise, et niimoodi on, et see on halb, sellest tuleb rääkida. Nüüd ilmselt
lähen täiesti kõrvale su küsimusest iseenesest, aga, aga siin ongi nagu minu meelest probleem on selles, et seda luuletust lugedes, ma arvan, et sina said aru, mina sain aru, kui ma kirjutasin, aga kas nagu tavainimene saab sellest aru, seda ma ei tea. et see on nagu selline, noh, et ma ei tea, et noh, aga millest, kas saab aru? See on huvitav no nurk. just ma mõtlengi, et kas ta saab aru sellest noh, et pole üldse üllatav, et hunt tahab kättemaksu, nagu ma selle lõpetan siin, et kas ta saab nagu aru, et mida see tähendab, onju, või noh, kogu see krepp veel püsti, et see on nagu nende noh, jahimeeste või talunike või kuidas iganes onju, nagu nende enda kala et niimoodi on läinud ja siis nad ei ole pahased nagu huntide peale. Et siin on tegelikult selle teemaga on jälle palju erinevaid nüansse, kuhu ma tegelikult isegi nagu ei taha minna Mhm. et see on selline pikem teema Ja isegi. teine asi vist on ka see, et kättemaks ideena on inimese maailma ju noh, Ja. mõte või tunne. Mm. Loomade puhul ma ei väida, et ma kõike tean loomade puhul, loomade kohta, aga nii palju, kui ma olen lugenud ja uurinud, siis loomade puhul võib-olla see, kuidas meie neid kujutame, ei pruugi alati nii olla, nende oma ilm on ikkagi väga teistsugune. Mm. Ja vähemalt rõhutatakse, et kui loom, noh, metsloom siis tahab süüa, siis ta tapabki selle jaoks, et süüa saada. Huntide puhul Mm. küll tihti öeldakse, et oo, et ta mingi murrab, onju, aga siis ei söö kõike ära. aga jäetakse mainimata see ökosüsteem tervikuna. et kui hunt murrab ja ei söö kõike ära, siis teised loomad, kes sealsamas elavad, söövad edasi seda looma. et seal Matsalu loodusfilmide festivalil sellel aastal oli väga hea film, Hollandi dokumentaalfilm pealkirjaga Hunt ja seal püüti avada erinevaid neid müüte ja neid lahti rääkida, mis siis huntide kohta liikvel on. ja selle filmi eesmärk oligi näidata seda, et nii inimene kui ka hunt võiksid mõlemad planeedile ära mahtuda, et planeet on piisavalt suur küll selle jaoks ehk. ja üks oligi just see, et hunt murrab lihtsalt suvaliselt, aga siis toodi välja, kuidas need piirkonnad, kus hundid elavad, seal on kõigil parem elu nagu teistel liikidel. seetõttu, et hunt murrab selle looma maha, sööb osa ja läheb ära ja siis tulevad teised, kes nagu ka söövad, et inimene vaatab jällegi vist väga enda vaatepunktist, et kui inimene nüüd tapab lamba ära, siis ta tapab selle lamba endale või siis oma Mm. koerale võib-olla ka ja nii onju. Mm. jah, aga siin noh, mul on see visuaal jätkuvalt siin ees, et kas see loomade kodude hävitamine, mida noh, selliste ulatuslike metsade lagedaks raiumisega tehakse, see toob ju noh, tihtipeale loomi siis justkui inimasulatele lähemale, aga Just. tegelikult võib-olla peakski ütlema, et inimesed lähevad loomade asulatele lähemale või loomade elukohtadele lähemale. eile ma nägin ühte videot, kus Poolas olid metssead niimoodi läbi linna läksid, seal oli palju põrsaid ja suured ja et siis mõtlesingi, et võib-olla ongi aeg meil harjuda, et kui me lihtsalt linnad igale poole paneme, siis tulevad ka loomad sinna, no kus nad lähevad siis. Muidugi. aga mis luuletust sa järgmisena välja tooksid või loeksid või teemat? Mul on 2 luuletust, mida ma kindlasti ei loe seda ma mis tean. need on? Need on mõlema, need 2 osas on see raamat, mõlema osa kõige viimane luuletus Okay. on need, mida ma ei loe, sest et need on võib-olla liiga emotsionaalsed minu jaoks. noh, ja siis noh, tead, vahest, ma ei tea, kui palju sa luuletusi kirjutad tead, vahest kirjutad luuletust ja ta tuleb nagu lihtsalt tuleb, vaata, ja siis ta tuleb sellisest heast sügavast kohast, onju. Ja siis on seal hästi palju tundeid ka kaasas. Mm -hmm.
mul on siin muuseas 2 seda Maya Angelou tsitaati jah, ja üks tsitaat, mida ma siia ei pannud, aga mida ma kaalusin, aga mis sobib siia ka praegu jätkuks, on see, mille ma nüüd oma tarbeks kuidagi suvaliselt käänan, et, et inimesed unustavad, mida sa neile oled öelnud, aga nad ei unusta kunagi, kuidas sa panid neid tundma. endid tundma. just, et see siis ka luuletuste suur eesmärk on. aga siin on, ma loeks, see on huvitav, ma loeks tegelikult selle luuletuse, selle nimi on Progress ja leheküljel 55. ja see on nüüd ainuke luuletus, mis ei ole selles nii-öelda selles Ellen Niidulikus formaadis kirjutatud. et selle ma, hea lühike luuletus ka, lihtne lugeda. nii. lapsena kiskusin ämblikel jalgu ära. isa võttis mu jalgratta ära. ükskord lõin koera jalaga, sain pragada. siis uputasin niisama kasse, viidi miilitsasse. lõpuks võtsin kätte, hakkasin sigu gaasikambrisse ajama. ikka selg ees ja hulgikaupa. terve pere kiitis. vot selline. jah, see on vist see teema, et palju ju rõhutatakse seda, et kui lapsena, noh, täpselt need asjad, mis sa välja tõid, on ju, et siis noh, öeldakse, et sa teed seda nagu halvasti, on ju, aga suurena, kui näiteks noh, tõesti seesama seateema või et siis pole nagu hullu. aga kas sead aetakse gaasikambrisse või see on see kunstlik asi, kuidas nad tapetakse üldse, sa tead või? ikka gaasikamber, jah. ahah, okei. jah, jällegi seesama Matsalu loodusfilmide festival, sellel aastal sai Grand Prix selline film, mille kohta mõned mu kaaslased seal filmi vaadates ütlesid, et see film pole loodusfilm. seal filmifestivalil on 2 kategooriat, üks on loodus ja teine on inimene ja loodus ja see film oligi kategoorias inimene ja loodus ja põhimõtteliselt kujutas 3 kodusiga või noh, need on vist kodusead, on ju, kes Belgias pandi nagu ühte, noh, nagu äärelinna mingisse tarasse elama ja seepärast, et noh, et film algas umbes mõttega, et loomad, noh, need loomad jah, on olnud pidevalt linnaosa ja nüüd tahetakse neid nagu tagasi tuua ja siis pandigi need 3 siga, tehti selline, ma ei tea, projekt ja toideti neid sigu siis piirkonna restorani ja poodide nagu toidu ülejääkidega. ehk siis põhimõtteliselt justkui toidu raiskamise vastu võitlev projekt või liiga täpselt seda projekti ei kirjeldatud ja kogu filmi jooksul näidatigi neid 3 siga, nende elu ja siis filmi lõpus siis oli üks siga siis seal nagu lindi peal niimoodi surnuna, aga liiga täpselt ei näidatud, kuidas see kõik nagu juhtus. see oli hästi, noh, selles mõttes see film läbib igasugused need filtrid, on ju, sellepärast et tänapäeval sa ei tohi tegelikult ju julmust näidata, isegi kui see on täiesti reaalne julmus, mida tehakse ja see film suutis niimoodi teha, et mitte ühtegi julma kaadrit seal ei olnud, verd kuskil ei voolanud ja põhimõtteliselt arutasime, et laps ilmselt arvaks, et see siga, ma ei tea, pesti puhtaks ja nüüd tüdub. keegi oli öelnud, et oh, huvitav, mis selle seaga nüüd edasi sai. Yeah. et ta ei saanudki aru, et see siga, et see oli tapamaja, on ju, et selles mõttes see oli nii huvitav selline noh, kunstiline saavutus ja kuidas see puudutas inimesi, kuidas noh, põhimõtteliselt inimesed, see oli selline galaüritus lõpus, kus näidati võidufilmi ja kõik noh, lähevad ikkagi noh, sellist mõnusat laksu saama, onju, et noh, äge film, ilus film tuleb, onju. ja siis tuleb siuke see oli väga-väga huvitav selline hetk ja tuletab seda meelde ja eile ma nägin mingit analüüsi, kus Hollandi, kas oli Leideni teadlased või arutasid välja, et 18 miljardit maismaalooma, keda kasvatatakse igal aastal, läheb prügikasti, ehk siis need on need, kes ei jõuagi taldrikusse, nad kas surevad juba sellel noh teekonnal või siis nad tapetakse ja nad siis lähevad halvaks või kuidas iganes. et see on siis sellise progressi maailma tagajärg, jah. just. jah.
selle luuletuse pealkiri oleks võinud ka muidugi minu lemmiksõnapaar olla kognitiivne dissonants, aga, aga progress on hea küll. ja mis me järgmiseks luuletuseks võtame? No natuke ruumi on veel lugeda jah, selles mõttes, et 27 luuletust neid on. Et kõik ei taha ära lugeda. ja võib-olla mingi paar tükki või? Mhm. mis on täitsa, et tekib sihuke soov see raamat tulla esitlusele kõigepealt, kordan, Mhm. 28. kell 5 ja siis see raamat ka endale või kellelegi teisele jõulukingikotti osta, sest mõtlemine on vist tore tegevus. Jah. nii, ma jäin ise lugema, vaatasin, kas see kõlbab. Nad kõik kõlbavad, lihtsalt osad võib-olla kõlavad paremini kui teised. Tead, jõulud tulevad. ja ma tahtsingi, et sa seda loed väga No hästi. näed, väga hea, loeme siis jõululuuletuse ka. 20 rida, olge valmis. Ja pealkiri on tõepoolest jõulud, ei midagi enamat. Nii. Me võtame kõik, mis teil anda tuleb, teie ribid ja kopsud ja maksad. Südametiivad ja sabasuled ei ole tähtis, kas maksad. Sest viimaks on jõulud ja jumala rahus me õgime ennast täis maani. Me sööme nii palju, kui vähegi mahub, üksteisele meenutab kaani. Ja ägina saatel siis pöörame pilgud ja häbi on täis kõigi maad ja kiri, mis ühtäkki seinale ilmub, lööb lahkvele silmad ja praod. Ning vaimud siis koonduvad üksteise taha, nad nõuavad selgust ja tõde. Miks kuradi pärast me tapame maha kõik loomad ja linnud, on rõve. Me pidime kohtuma peale surma seal 1000-aastases rahus. Nii kõmiseb hääl ja kuulutab kurba, paraku rohkem ei mahu. Et midagi religioossema taustaga inimestele ka. kui selle välja loeb. Vaata, see on see, et ma ise, noh, ma olen võrdlemisi skeptiline loomu poolest üldse, aga, aga ka noh, et tõesti nagu siin selle hundiluuletuse juures ma juba nagu sinna juurde üritasin nagu trügida, et ma väga nagu ei hellita lootusi, et noh, Paul tänavalt võtab selle kätte ja tal klikib. Mul on väga hea meel, kui veganid või siis vähemalt sinnapoole mõtlevad inimesed seda raamatut loevad ja neil on nagu selline äratundmisrõõm ja noh, palju emotsioone kindlasti toob ka kaasa. Et see on hea, et kas see nüüd on maailma parandav raamat pole superkindel. Aga millised sinu jõulud on siis? No. Mul on seda, pere on jõle vähe alles, õnneks või kahjuks, et kunagi oli noh, ikka selline suurem kogunemine ja minu taust on ka kusjuures kiriklik taust, selles mõttes, et minu vanaisa oli kirikuõpetaja ja meil olidki, jõulud olid noh, sealsamas kirikus käisime, kus ta jutustas ja siis pärast oli kogu suure perega onud ja tädid. Oli ilus selline söömaaeg ja noh, tagantjärgi võib-olla mitte nii ilus, aga tol hetkel lapselikult ilus kindlasti ja kingitused ja värki ja kõik oli suurepärane. Praegusel hetkel on ainult minu ema ja minu laps ja see kolmekesi me ikkagi noh, igal aastal tuleme kokku ja siis mina lihtsalt surun teistele peale vegantoitu. aga noh, õnneks osad vegan tooted on ka täiesti söödavad omnivooridele, nii et noh, meil ei tule sõda, ütleme nii. aga kuidas, noh, selles mõttes üks põhjus, miks minu meelest on tore, et noh, et sa selle raamatu kirjutasid, on see, et on rohkem lugeda sellist kirjandust, Seda küll. on ju, ja noh, ka lastele võib-olla, noh, et luuletused lastele meeldivad, võib-olla igat luuletust siis lapsele kohe ei loe, oleneb lapse vanusest, on ju. Aga põhimõtteliselt see, et on erinevad nagu mõtteviisid ja et selline mõtteviis on ka raamatukaante vahel. et see nagu normaliseerib vast.
nojah. aga kuidas see, kas see sinu lapsel, kas sa paned tähele, kuidas see üleskasvamine on, kui on nagu noh, sinu kodus on Mhm. selline maailmavaade ja võib-olla väljaspool kodu on teistsugune maailmavaade. Mhm. kas tajud seda, noh, võib-olla seal mingit dissonantsi või kuidas see üleskasvamine üldse nagu välja näeb? Mm, ta on 7-aastane, saab 8 varsti kohe ja ma ütleks, et ta on oma eale vastavalt segaduses et selles mõttes, et no mitte nagu selles mõttes segaduses, et ta ei mõtle seal noh, tingimata nagu nendele asjadele üldse aga nagu võib-olla segaduses rohkem selles mõttes, et, eh, et nagu aru saada üldse sellest maailmavaatest, mis siis nagu minu kodus äh, peamiselt aset leiab, siis ehk siis selline vegan maailmavaade. Ja ma lasen tal, ma lasen tal lihtsalt olla ka selles mõttes, noh, igal pool mujal ja lasen niikuinii olla, et on siis, kuidas on ja enda kodus ma ei, üllatavalt vähe teen sellest juttu veganlusest. võib-olla peaks rohkem, aga ja see ei ole nagu see küsimus, et ma nüüd ilmselt ei taha nagu last sundida, väga tahan last sundida. kõiki, kõiki lapsi sunnitakse erinevat moodi, aga ma kuidagi ei ole nagu sellega väga tegelenud ja lasen tal nagu võib-olla kõrvalt näha ja noh, tegelikult meil on nagu selline noh, ütleme igapäevane väike selline võitlus ka alati. Et noh, poest, kus ta tahab mingit asja ja vegantooted on teadupärast nagu vähemuses kõvasti. Ja kui ta tahab mingit toodet, mis ei ole vegantoode, siis meil tuleb jälle väike diskussioon, et ja seal ma ka nagu ei seleta talle otseselt, et aga vaata, et kuidas nagu nüüd sigadega täpsemalt tehakse, vaid ma lihtsalt ütlen, et see ei ole vegan toode on ja seda noh, me ei osta. et ta teab nagu minu tausta ja siis ta nagu lepib sellega. et selline laps siis sellises keskkonnas. jah, see laste, no just su raamatut lugedes, noh, ma olen mõelnud selle empaatia või noh, selle üle, kuidas siis tuntakse või kaasa tuntakse või üldse nagu teisi tuntakse, kes võib-olla ei kuulu enda, noh, ütleme klanni või kogukonda Mhm. või ka enda rahvusesse, riiki, ma ei tea, Euroopasse või noh, ikka on inimestel nagu see, et kellele sa tunned kaasa ja kes on siis nii-öelda võõras, on ju. ja teised Mhm. liigid tavaliselt on ju võõras, noh, võib-olla kass ei ole ja võib-olla enda koer ei ole, aga vaata, see jah. on huvitav, et selles mõttes ta on, nüüd ma alles vastan su küsimusele, mida sa küsisid alguses, et ta on väga sarnane sellele dissonantsile, mis on ka suurtel inimestel. ehk siis me oleme olnud olukordades, kus ta on näinud reaalselt tapetud, noh, nagu suht värskelt tapetud kanu, onju, ja see tekitab temas reaktsiooni, et see ei ole okei. et noh, nii ei saa ja esimene mõte on, et ma ei söö enam mitte kunagi kana või midagi sellist. ja, aga mis juhtub nagu tuleb temal ja siis ka suuremal osal inimestest üldse, on see, et sa unustad selle ära lihtsalt. Ja ma ei tea, kuidas sa saad täpselt sellist asja ära unustada aga noh, see on minu selline perspektiiv. et võib-olla ongi, ma olen alati mõelnud, et kas empaatia tasemed ongi lihtsalt väga erinevad, et mis seal nagu toimub. et ühed näevad ja jätavad meelde ja teised ei jäta meelde või kohale, aga et selline asi toimub temal jah, et Mm. samamoodi nagu teistel suurtel inimestel, et me näeme ja unustame ära. ja ma ühe sõbraga vestlesin just sellest empaatia teemast ja kuidagi jõudsin ise vist arusaamiseni, et see on nagu empaatia sisse ja välja lülitamine. Mhm. et sa mingis olukorras nagu tunned, aga siis sa lülitad selle välja ja siis sa nagu elad edasi niimoodi, et Mhm. sul nagu seda ei ole. et näiteks paar näidet mul 5-aastase lapsega. kui homme on noh, me salvestame, tänane kuupäev on 23. november, et kui ma ütlen homme, siis ma pean silmas 24. novembrit, mis on
rahvusvaheline nagu karusnahavaba reede ehk siis karusnaha vastu võitlemise eesmärgiga loodud päev ja homme on ka Helsingis selline demonstratsioon, et toetada karusloomafarmide sulgemist. Eestis on need juba keelustatud, aastast 2026 hakkab see keeld ametlikult kehtima, aga juba liikumine sinnapoole toimub, aga Soomes veel ei ole. Ja siis selgitasin oma lastele, et miks nagu selline asi on ja näitasin video pealt natuke nagu seda suurt ala, kuidas need väiksed puurid on ja natuke see video näitas ka, kuidas see loom seal puuris on, kui väike see on ja siis mul see 5-aastane ütleb, et täitsa lollakad inimesed, nad tuleks ise sinna puuri panna. Ja siis teine laps, kes on siis 8, ütleb, et jah, terveks päevaks, las nad vaatavad, kas neile meeldib. Aga et see on looma terve elu, eks ju. Või teine näide, me kõndisime mööda tänavat ja seal oli loom ketis, koer oli ketis, tähendab aias. Ja siis jälle mu laps ütleb, lollakad inimesed, ise tuleks ketti panna. Mis asja ta paneb seda koera ketti? Ehk siis, ma mõtlengi, et see, temal vist ei ole veel ära õpitud seda empaatia sisse ja välja lülitamist, aga mingil hetkel see vist tekib, et siis ma hakkasingi nagu mõtlema, et me vist ühiskonnana ikkagi nagu õpime seda eeskujude näitel, see ei ole meil nagu kaasa sündinud, on ju. Nii, aga saate hakkab lõppema, üks luuletus veel, jah? On sul endal soovilugu? Ma võtsin selle kana pildi omale ette, et äkki sa loed selle? See on ju kohe kõige pikem luuletus. 2 kana kõne. 2 kana kõne, katsun leida. Mulle meeldis see, seda ei ole võimalik isegi öelda, 2 kana kõne. Jaa, muuseas, kõikidele, ma ei tea, kellele siis, aga seal jõululuuletuses, lihtsalt ütlen, see on tore selline easter egg, et seal on üks sõna, mida ei eksisteeri tegelikult. Seda sõna lihtsalt ei eksisteeri eesti keeles. Aga luuletustega on selge, siis kui tuleb see raamatu esituskord on üle 28. kell 5, siis on seal Janis ja Evian, kes on siis need illustratsioonid teinud ja siis me saame võib-olla lähemalt teada, mis sõna ei eksisteeri, täna me seda siis ei ütle. Ei ütle. Nii, 2 kana kõne. Üks kana ütles teisele, mis viga sul on olla kana? Jookse taasalt taasale, situd kuhu tahad. Mul on sellest siiamaani, 1 miljon kana kambris juba, pole mingit korda plaani, üks sai eile lambist nuga. Püüdsin plehku pista täna, ei lubanud siia jääda uhkus. Enne aeda käisin käna, nüüd on ilmselt surmanuhtlus. Istun kinni sünnist saati, munen mune 100 kuubis, osad lapsed puruks aeti, kõik see juhtub kanakuudis. Vaatas tummalt teine kana, viimaks kostis käre hõik. Kallis sõber, mis sa ajad? Puhas petukaup on kõik. Farmer mees on väga kaval, see on lihtsalt äri tal. Angaar on seest ju täpselt samamoodi vägivald. Lõikasid mul noka maha, mille eest jääb lahtiseks. Välja saan ehk jõuluajal laibakotis kastides. Lugu kurb, kuid vana uudis, lõpuks ikka võidab maja. See, mis juhtub kanakuudis, jääbki sinna kogu ajaks. Nii, mis sa siis ütled sellega, et miks need kanad võistlevad? See on vist selline, vähemalt Eesti ühiskonnas kõige selline läbikäivam teema ja kõik ju võitlevad ikka, et kanade heaolu nimel. Ehk siis sellise tavakanakasvatuse heaolu nimel. Et vabakasvatus on väga hea ja mina tahan selle luuletusega öelda seda, et minge metsa. Ja see ei ole üldse niimoodi, võib-olla lihtsalt tehke researchi või ma ei tea, aga et see ei ole üldse nii, nagu see väljast paistab, et nagu siin piltidel oli ka näha, et väljast on üks on nagu märksa rohelisem kui teine, aga sees on ju põhimõtteliselt on täpselt sama või mingis aspektis isegi natukene hullem. Nii et see on jälle selline kognitiivne dissonants ja selline suur teadmatus. Ja, no jah, rõhutatakse seda, et puuri pole võib-olla või et on õrred, Et on ikka ju hea, kui on puur või tähendab, kui ei ole puuri, kui puur on ära võetud või kui kana saab õrrele minna või mis sul selle vastu on?
mul on selle vastu see, et see angaar, nõnda nimetatud, on kabuur ja, ja, ja ma olen täiesti kindel, et, et selliseid angaare on ka olemas, kus neil on nagu rohkem vabadust. aga, aga suuresti on selle nii-öelda vabakasvatuse angaari sees lihtsalt kõik kanad ilusti üksteise kõrval, lihtsalt trelle vahepeal ei ole, aga nad on endiselt üksteise külge niimoodi sinna hästi surutud. Täpselt samamoodi haigused, värgid, võib-olla isegi rohkem kui selles teises, kus nad on puuridega eraldatud. Et nad ei rapiks seal ennast, siis noh, toimub see nokkade äranüsimine neile, mida sa otseselt ei pea tegema, kui on selline tavaline kanakasvatus, ehk siis nad on puuris, on ju, väga hull ei ole. aga seal, kus neil on nagu võimalus ennast väga nagu tükkideks rebida ja siis seetõttu on meil noh, ilmselgelt vähem kanaliha võimalik osta, et siis on neil need nokad ka ära lõigatud, et ühesõnaga, et vaata, kustpoolt tahad, et kehvasti et ja see on see hetk, kus alati või noh, peaaegu alati mulle tundub, et need, kes valivad siis loomi võib-olla mitte süüa, pannakse selgitama, et aga miks sa ei söö või miks see halvem on. Kuigi noh, võiks olla vastupidi. Miks sa sööd? Ja, aga nüüd lõpetuseks, tahad sa veel midagi öelda, enne kui ma ütlen nägemist ja kordan üle, millal saab seda raamatut osta ja sinuga vestelda ja kunstnikuga niisamuti? Vaat, oleks võinud ette valmistada, aga siis ongi vaata hea koht öelda praegu, et tulge kohale ja ma räägin nagu palju targemat juttu. ja saab ka otse küsida, kui on vaja, et sa siis ikkagi nagu kana ei söö. et ma võin selgitada vähemalt. Aga jah, võtke kokku ennast ja lugege raamatuid vastavasisulisi ja mõelge kaasa. et see on minu soovitus, et ega see mööda külge maha ei jookse. Aitäh, Janis, ja kõigile kuulajatele-vaatajatele niisamuti ja kohtume 28. kell 5 kohvikus Nihe, mis asub Telliskivis ja loeme ikka raamatuid.